Varasemalt oleme me kasutanud mõningaid Pythonisse sisse ehitatud funktsioone. Näiteks print 3 + 4 annab meile 7. Või siis print tere prindib välja tere. Samamoodi näiteks ka vana tuntav funktsioon type ütleb meile, mis andmetüübiga on mingisuguse sisendi puhul tegemist. Ehk siis number 12 on tüübist int ja samas siis tere jutumärkide vahel on klass string. Nii print kui ka type on siis funktsioonid. Ja funktsioonid, nagu näha, lihtsustavad meie elu päris tihti. Aga funktsioone on võimalik ka ise kirjutada. Ehk siis, kui meil on endal vaja mingisugust spetsiifilist funktsiooni, saame me selle funktsiooni ise teha. Ja see käib niimoodi. Funktsiooni kirjutamise alguseks on sõna def, nagu define, nagu defineerime uue funktsiooni. Siis tuleb anda funktsioonile nimi, mis me iganes meil parasjagu on vaja. Näiteks teeme praegu lihtsalt funktsioon nimega test. Ja siis peab olema sulud algavad ja sulud lõppevad ja koolon. Nüüd siia sulgude vahele mõningates funktsioonides me saame ise panna mingisugused parameetreid, mis siis nagu mõjutavad seda funktsiooni, aga selleni jõuame kohe. Nüüd def, funktsiooni nimi, sulud algavad, sulud lõppevad ja koolon. Kui me vajutame enterit, siis me näeme, et jällegi ühe taabi ehk 4 tühiku võrra on meie järgnev asi joondatud paremale. Ehk siis kõik see, mis siia tuleb, kuulub selle funktsiooni test sisse. Ja teeme ühe eriti lihtsa funktsiooni. Print tere näiteks. Nii, salvestame enda faili ära. Okei. Ma teen praegu funktsioon py endale. Salvestasime ära ja nüüd kuidas seda käivitada. Selle jaoks tuleb meil võtta run moodul ja ta näitab, et ta laadis sisse meie selle funktsioon py faili. Ja kui me nüüd siin kirjutame test, sulud algavad, sulud lõppevad ja lihtsalt enter, siis ta prindib meile välja täpselt selle tere, mida me siin tahtsime. See on kõige lihtsam näide, kuidas saab teha ühte funktsiooni. Nüüd, tihtipeale me tahame teha mingeid asjalikumaid funktsioone. Näiteks, kui me tahame teha funktsiooni, mis arvutab meile välja kahe täisnurkse kolmnurga kaateti järgi selle täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi, siis seda me saaksime teha niimoodi. Def näiteks hüpotenuus, nüüd sulud algavad, aga me tahame, et näiteks neid kaateteid oleks võimalik kohe funktsiooniga kaasa anda. Siis me kirjutame siia kaatet 1, kaatet 2, sulud lõppevad, koolon ja enter. Nüüd, kui keegi käivitab selle funktsiooni pärast, siis siia kaatet 1 ja kaatet 2 asemele saab ta kohe anda sisse mingisuguse numbri. Ja need kaatet 1 ja kaatet 2 on siis sellisel juhul argumendid, mis võetakse funktsiooni sisse otse, nagu nad oleksid mingid muutujad, mida oleks eraldi defineeritud. Ja me saame nende tulevaste väärtustega kohe praegu tööd teha. Näiteks, kui meil on vaja siis täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi leida, siis me teame, et meil on vaja leida summa ruut. Ja et leida siis kaatete summa ruutude summa, parandame, ruutude summa on võrdne kaatet 1, 2 korrutusmärki annab meile astme ja siis astmendaks on 2, kaatet 1 astmes 2 pluss kaatet 2 astmes 2 ehk siis ruudus. Ja nii me saame kätte ruutude summa. Ja nüüd me tahame
saada siis ruutude summa ruutjuurt, et leida üles hüpotenuus. Hüpotenuus on võrdne ruutude summa ruutjuur ehk siis astmes 0,5. Ja nüüd funktsiooni lõpetamiseks me teeme siia eraldi üks asja nagu return ehk siis me tagastame, mitte lihtsalt ei prindi, aga tagastame hüpotenuusi. Ja siis paneme selle siia kirja. Salvestame, runnime ja katsetame. Hüpotenuus, nii, ta juba kohe ütleb meile, et tahab sisse saada kaatet 1 ja kaatet 2, paneme siia näiteks 3,4. Käivitame ja me saame kätte 5. See on kõige lihtsam viis, kuidas saab teha siis erinevaid funktsioone. Ja pane tähele seda, et kuna me siin lõpus returnime tulemuse, siis tähendab seda, et me saame siit kätte mitte lihtsalt välja prinditud tulemuse, vaid me võime siit saada ka erinevates andmetüüpides asju. Ehk siis see siin ei ole välja prinditud 0,5, vaid see on konkreetselt siis float tüübist 0,5 ja sellega me saaksime näiteks kohe enda järgmises funktsioonis midagi edasi teha. Ja lühidalt nii see käib.